siis nii, et klassikalised värvid, ütleme sellist lanti kasutaks ikkagi sellist suhteliselt hõbedast lanti, mina kasutaks pilvesilmaga. Aga ma olen saanud selle landiga ka väga hästi päiksepasti silmaga. Eriti võrkserve peal, kui vesi on sogane. Sogases vees läheb see värv ka päiksepastega väga hästi peale. Sama jutt on kõigi nende muude landitüüpide kohta. Näiteks selline on ka väga hea päiksepastjalise ilma värv just. Et sellist lanti võtab hilis sügisel ja vara kevadel väga hästi aug just päiksepasti silmaga. See värv on üks augi lemmikuid. Nüüd võttes siin näiteks millised siin erinevad toonid on. Selline lant on kindlasti pilvesilma värv. Näit. See on selline eledam punavalge, kiirabi natukene. On klassikaline pilvesilma värv. Väga hästi aug tuleb pilvesilmaga selle värvi peale. Ja praktiliselt olenevalt nüüd vee selgusest, selges vees ei pruugi üldse võtta päiksepaiste silmaga. Aga pilvesilmaga võtab väga hästi. See on päiksepaistis. Lant, mis on selline klassikaline pilvesilma värv. Näita, sinise. See on suhteliselt selline külm vesi, meres toimetab väga hästi. Praktiliselt aasta läbi see sinine, kui on külmad ilmad. Ja sama on, ütleme, väiksemates veekogudes, kui on külm ilm, pilvine ilm, siis selline värv toimib väga hästi. Näete, selline värv on nüüd klassikalised sooja päeva, päiksepaistise päeva värvid. Et see ahven töötab väga hästi selges vees. Seega on selge värv, mida ta meenutab ka ahvenat, et ole. Näita. See ahvena värvis. See on selges vees, jah. Ja hästi universaalne värv on see puhas hõbe. Puhas hõbeda toon on ikkagi soomuse värv. Ta võib töötada praktiliselt iga ilmaga. Aga ütleme nii, et päris puhast, siin on, soomlased on hästi pihta saanud, nad on teinud selle punase täpi siia sisse. Mina teen tavaliselt nende lantidele, teen kuskile markeriga paar punast joont. Ja sellest piisab, võtab nii hästi, ta ilmselt meenutab särge või midagi, väga hästi võtab. Soomlased on pihta saanud selle. No see täpike, see punane täpike sobib siia nii rusika silma auku ühesõnaga. See on see professor, jah? Kilpkon. Nii, nüüd ütleme sellised neoonikad värvid. Fire Tiger, Hot Tiger nimetus. Need ei sobi praktiliselt üldse selgesse vette. Kus on selge läbipaistev vesi, seal sellised neoonvärvid hästi ei tööta. Nad võivad töötada väga hästi vähese valgustatuse korral kuskil. Aga ikkagi, ütleme sellise pilvesilmaga ma soovitan augipüügil seda tooni rohkem. Ma ütlen, et tegelikult on võimalik saada kala igasuguse värviga, kui see kala hästi võtab. Aga kui nigu see kala nüüd hakkab natukene kipardama nii-öelda, ta hästi võtta ei taha, siis ühe tooni peale te saate võib-olla päevas ühe kala, aga teise peale te saate 10 kala ja see on tegelikult suur erinevus. Ikkagi tuleb otsida õigeid värvitooni. Viljandjärves on mul väga hea näide olemas, kui ma käin lanti vedamas. Kõik olete kindlasti Viljandjärve peal käinud, teate, et see on nagu ühelt poolt on hästi kõrge metsane kallas, teisel pool just ütleme nüüd siis idapoolne kallas või ütleme ka lõunapoolne kallas on nüüd selline hästi järsk ja metsane. Seal on vari, seisab hästi kaua peal. Teisel pool järv on varasel hommiku päiksele, on kätte saadav juba, sinna paistab päike peale, seal on vesi soojenenud. Teisel pool on varjus, on külm. Kui ma nüüd tean täpselt ühesuguseid lante järelpaadi, ainult neil on värvi erinevus. Üks on, ütleme, midagi sellist tooni. Ja teine on midagi, ütleme, sellist tooni. Siis ühel pool kaldas, kus on vari, võtab mul kogu aeg seda. Teisel pool kaldas, kus on päike juba, ühesõnaga vett soojeneb, päike paistab peale, võtab kogu aeg seda värvi. Ja ma ütlen, et see tõesti see suhe kallaste vahel on kuskil 1:10. Üks võte on nüüd päikse käest siia landile ja 10 tükki siia ja vastaskaldas on vastupidi. Ikkagi loeb see, valgustatus loeb, soojus, veesoojus loeb. Nii et selline jutt on teile rääkida, et kui kala võtab hästi, kui ta sööb, see moment on alati siukseid asju, kui ta sööb maru hästi enne järsku ilma muutust või midagi, siis on see ütelus, et pane kas või noapea otsa, kõike võtab. Ei ole vahet, mis seal otsas on. Vahe on ainult selles arvus, mis te kätte saate. Et ühte lanti ta ikkagi eelistab. Üks küsimus.
mida te arvate sellest kala, sellest, noh, mis oli, kalakalender? mina ei arva sellest midagi, see on kuufaaside järgi. See ei arvesta ilmastikuolusid, hästi palju oleneb ilmastikust. Nii kui, ütleme nii, ta näitab teil siin 3 head kalastuspäeva, aga selle 3 kalastuspäeva eel on järsk ilmamuutus, ilm läheb järsult külmemaks. Ja te praktiliselt mitte midagi ei saa. See on teadvõrd. See peab, endal peab olema kõhutunne. Kunas minna, kunas mitte minna. Ja hästi palju oleneb ka sellest, mida te kasutate siis, kui see järsk ilmamuutus on ära olnud. Ja tavaliselt see oleneb, sellest oleneb hästi palju. Kui te lähete samade asjadega püüdma, mis ütleme soojal ilma, millega te saite, siis pilves ja külma ilmaga te ei saa selle asjaga kala. Mitte midagi teha ei ole. Et ilmastikuolud on minu meelest hästi tähtsad. See kuufaaside asi võib tõesti mõjuda siis, kui on pikalt ühesugune ilm. Kui ilm on püsinud pikalt ühetaoline, et siis on võib-olla tõesti nende päevadel see kuufaas loeb. Aga ma olen hästi palju vaadanud, ma algaastatel ostsin seda kalendrit, ei mõju see asi. Ostidki selle pärast, et vaadata, mida kala. No siis oli ju kõigil see umbes, no see oli uus asi, kalastuskalender, jumal küll näitavad ära, mis päevadel kalale peab. Ja kui suuri, kas poolkala või või? See oli ju Vene aeg, oli siis, kui see keegi käis seal kuramuse välismaal, palused tuua tal kalakataloog või see abu, seal olid kuufaasid olid sees, eks ju, need päevad. Ja käisime ka siis nende, no siis käisime forelli püüdmas Rakvere rajoonis ja kõige parem see päev oli siis, kui hakkas vihma tibutama. Jõepind natukene virvendas, forell ei näinud, all nägi ainult seda lanti, oli lopsti otsas. Kui oli päiksepaistelid, siis ära minegi üldse. Ta näeb siis nii kaldalt nägi kaugelt juba nii ära. Ja täpselt sama on muideks ka, ütleme, isegi siin samas Viljandi järve peal. Võtame nii, kui teil on hommikul peegelsile järv, mitte mingisugune kala hästi toitu. Vahel arva mõni ahve läheb kuskil taga või midagi sellist. Aga nii kui tekib kerge tuul ja peale tekib see virvendus, kohe mõjub kala hakkab võtma. Ja kusjuures Viljandi järvel on see omapära ka, et kui nüüd, mida suurem on tuul, kõige minu suuremad augisaagid on niimoodi, et ma olen üksinda järve peal olnud. Seepärast keegi ei taha tulla siukse halva ilmaga. Mina tulen. Ühesõnaga, hamba tohter, see tehnik Eedik, üks aasta küsib mu käest, et noh, käisid kalal. Ma ütlesin, no käisin jah, et mul on vabad päevad ainult laupäev, pühapäev. Said ka midagi. Ma ütlesin jälle hästi, sain 34 augi sai. Küsib, et mida, mis päeval sa käisid? Eile oli torm ju. Vihma sadas, tormas. Ma ütlesin, no oli jah, aga kala võttis, kala sõi. Oli tõesti nii, et mul ei võtnud algus ankur ka kinni. Ma käisin kalda peal, sidusin sealt pangale juurest ühe selle, kõnnitee kivi sidusin ankuril juurde, sest ankur pidama jäänud. Vedas mind lohinal järel. Siis sain kala pidama, ütleme paadi pidama ja kala tuli igalt poolt. Kusjuures see oli üks esimese päev, kui ma sain ühe asendi pealt lisates sain 5 augi kätte. Noh, et kala võttis meeletult. Välja Eduard oli Viljandi järve peal, ta oli selline kalamees, keegi teine kala kätte ei saanud, tema vedas, alati oli tal kala, eks. Ja tema oli seda nii, et all oli see japa, oli seal vetel päästas. Siis kõik need väiksemad kelosed 1,5 andis ära, siis suuremad need läksid kunstireinule andis ära. No ühe võttis siis. Aga tema imestas jah, tema imestas, et mina sain siukse ilmaga kala, aga kala kõik võttis meeletult. Ja tema teadis, kus koha peal on kala, kui sügaval on, no Viljandi järves. Sina võid sõita seda Viljandi järve, pane ükstas poa, ta tegi ise neid vooglereid, ja mina tein ka. Vot see oligi, mida ma veel tahan öelda teile. Siuksed veekogud, kus hästi palju käivad kalamehed, need on hästi aldid selles suhtes, aug eelistab, ütleme igasugune röövkala eelistab siukseid asju, mida ta enne ei ole näinud. Temal oligi see asi, et sel ajal voogleritega ei püütud, aga tema tegi neid ise ja püüdis. Ja täpselt sama, võtke nüüd mingisugune konstruktsioonid täiesti erinev lants. Mitte keegi teine siit kala ei saa, teie tõmmata üksteise järgi. Sest kala on nendega juba harjunud. See on maailmas üldtuntud asi, et kus on nagu hästi palju kalamehi
augi puhul nagu eriti oleneb, on see, et teda visatakse korduvalt väikselt pärast tagasi. Niikaua kui ta ei ole mõõtu saavutanud, teda visatakse, saadakse kätte, visatakse tagasi jälle, eks ole. Ja sama efekt tekib välismaal nendes veekogudes, kus kala ei lubatagi kaasa võtta, vaid lastakse tagasi. Ja sellepärast kõik need asjad, millega enamus püüab, need on tema puhul mitte siis nagu ligitõmbavad, vaid peletavad. Ta on juba nendega ühesõnaga mingi kogemus on olnud. Aga kuidas seletada siis haugi mälu? Vaadake, see on jälle siuke asi. Mul on endal ka olnud selline juhus ülejäänud järve peal. Ma sain kala kätte ühe landiga. Nii, püüdes. Võtsin selle kala ja panin selle panduri otsa nüüd. Lasin ta alla. Illun siis edasi ja umbes 10 minuti pärast tõstan landi veest välja seesama kala, mis tuli nüüd, mille ma panin panduri otsa. Hüppas õhus mul uuesti landi otsa, täpselt sama landi otsa, millega ma ta kätte sain. Aga järelikult tal ei olnud see nii valulik või selline, ühesõnaga, ma käitusin tega korralikult, võtsin ta ilusti konksu otsast ära, panin ta panduri otsa. Korralikult petsid teda. Aga ta hüppas selle sama landi otsa, see on üks kord mul selline juhus olnud, aga see juhus on olnud täpselt sama landi otsa. Aga minul on juhus olnud, kui purikas on hüppanud Emajäest minu paati ja teeb lopa. Ja no, umbes kilone kala oli. Aga mille pärast? Sellepärast, et mul oli spinningud pandud paadi äärde ja landid kirplesid selle eest otsas, selle veekoha peal. Ja eks ta sealt sellega hüppas, ma ehmatasin ära rauti. Jalgade eest tuleb lipa. Aga üldiselt on niimoodi, et üldjuhul on nii, kui aug mingisugust lanti hästi võtta ei taha, ta toksab seda pihta mingil juhusel võtta ei taha, vahetage lant ära, te saate selle augi kätte. Pange natuke teist tüüpi või teist. Piisab ka sellest, kui teise värvi panete otsa. Et toksib, tuleb mingi toksib, vaheta, proovi. Nagu ahmenega on niimoodi, et sa näed, kuidas parv tuleb selle kuumi järgi, 3-4 tükki lihtsalt saatsid ära ja vahetasime kõik, mis iganes, ei päästnud mitte midagi. Vahel on see nii, aga hästi paljudel juhtudel aitab midagi, kas või mängu muutus. Te ei vea ühtlaselt, vaid teete pausi sisse või hakkate tegema jäske nõkse. Nõksuga, eriti suvel. Midagi tehke natuke teistmoodi või vahetage natuke suurus. Tavaliselt on nii, kui te näete, et ühe landi peale nagu jookseb järgi ja võtta ei taha, pange natuke väiksem otsa, hakkab võtma.